Tere tulemast meie podcasti HTG Sihikammer. Mina olen Helena ja mina olen Gertrud ja täna on meil külas üks 10D klassi õpilane, kes on veetnud enda aasta Prantsusmaal ja on samuti ka suur keeltehuviline. Meie ees on Margaret Luht. Suur aitäh, et sa tulid meie podcasti rääkima. Ja meil ongi siis alustuseks soojendusküsimused. Nii et esimese küsimuse ma küsiksingi, et mis on sinu jaoks kõige ilusam keel? Aitäh kutsumast. Kõige ilusamat keelt on küll väga raske määratleda, eriti sellepärast, et mulle väga-väga meeldivad keeled ja nagu igal keelel on mingi oma võlu, aga võib-olla kõige ilusam keel minu jaoks oleks eesti keel. Kõige südamelähedasem keel tõesti ja väga rikkalik sõnavara on ka eesti keeles, nii et see mulle väga meeldib. Kui sa peaksid olema mingi loodusnähtus, siis kes sa oleksid või mis sa oleksid? Ma arvan, et ma võiks olla selline sügisene vihm. Et võib-olla kohati on see väga teretulnud ja kohati nagu hakkab ära tüütama. Jah, ma arvan, et need, kes kõige rohkem vihma tunda saavad, ehk siis minu õed-vennad, õigemini väike õde, väike vend, siis neid võib-olla vahest tüütab ära. Jah. Kui sa mõtled enda olemise peale, siis mis on see selline hea asi, mis teeb tavaliselt su tuju paremaks? Ma arvan, et sõbrad ja lähedased inimesed, sellepärast, et nagu isegi kui mul on väga halb tuju või lihtsalt kuidagi mitte nii hea olla, siis kui ma räägin inimestega, kes on mulle lähedased, siis alati kuskilt tuleb mingisugune nali või mingi tore asi välja ja ma unustan ära selle, et mul on halb tuju. Nii et jah, lähedased. Saab mõtted mujale töö paremaks. Sa käid kooris ja oled tegelenud tantsimisega, tegeled praegu tantsimisega? Ma olen tegelenud peotantsuga, aga rahvatantsuga mitte kunagi. Aga kui sa peaksid nüüd valima, kas elu ilma tantsuta või elu ilma lauluta, kumma sa valiksid? Ma arvan, et ma olen päris pikalt tegelikult juba nautinud elu ilma tantsuta. Nii et võib-olla elu ilma lauluta oleks kurvem, sest ma siis, kui tuleb mingisugune hea laul peale, ma ei tea, kuulan kõrvaklappidest, siis tekib kohe see kihk, et tahaks kaasa laulda. Nii et pigem elu ilma tantsuta. Sa enne rääkisid, et kõige ilusam keel on eesti keel loomulikult. Ja eestlastel on ka väga traditsiooniks saunas käia. Ehk siis millal sa viimati saunas käisid või milline su kogemus on saunaga? Viimati käisin eile saunas. Minu kogemus on üldiselt selline, et meie peres tehakse iga nädalavahetus sauna ja sellel võib-olla ei ole sellist pühalikku tähendust, nagu mõnes peres on, aga see on ikkagi komme, mis meie peres on väga juurdunud. Nii et siis mulle väga meeldib saunas käia ja vahetusaastal ma kindlasti igatsesin seda natuke. Ja no praegu, kui ma käin jõusaalis, siis mul juhtub sedagi, et käin mitu korda nädalas saunas. Ja. See on väga äge minu arust. Paljudes uutes või kodudes ei olegi enam sauna ja see on minu arust väga kurb. Esimene pakk on meil nüüd läbitud. Päris kiire, ma ütleks, et nüüd on see kõige kiire, mis meil seni on olnud. Aga hea konkreetsed vastused. Aga tutvusta nüüd ennast kuulajatele, kes sinust mitte midagi ei tea. Oi, ma olen siis Margaret Luht 10. D-klassist ja käin Treffneri koolis. Sattusin siia Härma koolist. Mulle väga meeldib võõrkeeli õppida ja ma tegelen sellega igapäevaselt. Siis ma tegelen üldse kooli kõrvalt väga paljude asjadega ja käin erinevatel olümpiaadidel ja lihtsalt tegelen asjadega, mis tekitavad minust intellektuaalset huvi, sellepärast, et see on minu jaoks elus edasi viiv. Et jah, peab huvitav olema.
ja jah, ehk siis võib-olla kõige hilisem hobi on olnud võrdlev usundilugu. Käisin hiljuti olümpiaadil ka, mis põhimõtteliselt see on nagu erinevate religioonide ajalugu ja üldse religioonid mulle ka pakuvad tohutut huvi. Nii et siis jah, loen raamatuid. Jah, tegelen siinsamas kooli keldris võitluskunstidega alates siis sügisest ja see on ka väga-väga tore. Jah. Üks tegus inimene ja multitask. Palju seal võitluskunstis üldse inimesi on? Mina isiklikult ei teadnud, et ikka veel toimuvad aastad. See on kuskil 20 aastat tegutsenud siin keldris nagu on-off. See punt on tõesti väga väike, et seal ongi niimoodi, et võib-olla sügisel tekib sinna natukene rohkem rahvast ja siis inimesed, eriti siis uued õpilased võib-olla vaatavad, et jah, et kas neile meeldib ja kas nad tahaksid seal edasi käia. Aga ma ütleks, et keskmine selline trenn on nagu 5 inimest, kaasa arvatud siis sensei Reedik Pääsuke. Jah, nii et see on tõesti väga väike punt, aga see on väga-väga tore trenn ja inimesed on hästi südamlikud ja saab palju nalja ja meditsiinialast infot ka, sest sensei on ortopeediline kirurg, nii et siis sealt saab igal alal uusi teadmisi. Mulle pakuks praegu huvi, et kuidas sa üldse nagu jõudsid sinna või kus sa said teada sellest? Ma lugesin kooli seda veebilehte sügisel, sest ma mõtlesin, et uus eluetapp, võiks proovida midagi huvitavat. Ja ma tegelikult olen mõnda aega juba tahtnud tegeleda võitluskunstidega, sest see tundub lihtsalt nii huvitav. Natukene kindlasti eksootiline ka, aga mul ei ole kunagi olnud seda võimalust. Ja siis ma mõtlesin, et miks mitte proovida ja tuleb välja, et see on ülilahe, nii et mina käin rõõmuga iga nädal. Aga seda võistluskunsti väga ei promota treffis, ma ei ole tähelda pannud, et kas te ei soovigi väga nagu uusi või suureks seda gruppi ajada? No see on võimalik, et üks põhjus, sellepärast, et see kelder, kus trenn toimub, on tõesti väga pisike. Nii et sealt juba, kui on 7 inimest trennis, siis on nagu ruumiga probleeme selles mõttes, et see on nagu see matisaal on, ma võib-olla meetrit praegu ei oska öelda, aga see on tõesti väike, nii et mingisugust suuremat seltskonda sinna lihtsalt ei mahuta niimoodi, et igaüks saaks siis normaalselt trenniga teha. Jah, ja ma ei tea jah, seda ei promota, aga ometi sinna satub inimesi ja mitte ainult õpilasi, vaid ka väljaspoolt. Viimati tuli sinna üks Türgi mees, ütles, et tema maja omanik või nagu ta üürib korterit, et siis tema see üürnik. Ei, üürnik on vale sõna. Ma hakkasin mõtlema, et see ei ole ju üürnik. Üüriandja. Jah, üürileandja, siis landlady ütles talle, et on siuke trenn ja siis lihtsalt saabus sinna. Nii et igasugust rahvast ikkagi satub. Sa ütlesid, et sul on kindlasti väga palju intellektuaalseid huvisi ja üks nendest, kas oli ka siis vahetusaastale minek, millest me siis täna rohkem juttu teeme? Ma ütleks, et see vahetusaastale minek ei olnud tegelikult algusest peale minu idee ja ma ausalt öeldes kartsin seda päris palju alguses. Nii et ühest küljest jah, ma olin avatud ideele, et ma saan ennast arendada ja õpin uut keelt, on ju, aga samas see oli midagi, millele ma vaatasin selge pelgusega. Jah. Millised need hirmud olid, sest täpsemalt saad välja tuua äkki? No kindlasti see, et vahetusaasta on siis näiteks 10 või 12 kuud või no oleneb, mis programm võtta, võib olla ka 5 kuud, 2 kuud, mis iganes, aga sa lähed üksinda võõrale maale elama mingisuguse pere juurde, keda sa tegelikult ei tunne varem.
varasemast ja sõbrad, sugulased, pere, keegi ei tohi külas käia, mitte midagi ja sa pead üritama saada hakkama selle keeleoskusega, mis sul on ja olenevalt riigist sa ei pruugi ka saada kasutada näiteks inglise keelt, mis mul oli kõvasti tugevam kui prantsuse keel tol hetkel, kui ma läksin. Mul oli vist mingisugune A2 või midagi sellist, kui ma läksin Prantsusmaale. Et jah, see oli kindlasti heidutav. Ja see ka, et pigem introvertse inimesena, et kuidas leida sõpru ja kas need kohalikud inimesed võtavad mu omaks ja kõik sellised hirmud, mis ikka käivad kaasas, kui sattuda mingisuguse täiesti võõrasse kogukonda niimoodi, jah. Aga milline see peamine tõuge siis oli? No idee tuli sellest, et 8. klassis minu sõprusgrupp, ma ei tea, mida on vist 6 või 7 sõbrannad kokku põhikoolist ja siis kellelgi tekkis idee, et võiks minna vahetusaastale ja see levis seal grupis ja siis ma üks õhtul lihtsalt rääkisin oma vanematega, et jaa, et see läheb mingi Šveitsi ja see tahtis minna Jaapanis ja mingi sellist asju ja siis mu isa oli aga mis sind takistab vahetusaastale minemast ja siis sellel samal õhtul mu ema otsis välja Asse selle veebilehe, et ma käisin siis Asse organisatsiooniga, mitte IFU-ga nagu paljud teised. Ja siis tuli välja, et mingisugune videokõne käib. Ja siis ma lihtsalt liitusin sinna videokõnes. Nii et jah, see oli väga kuidagi äkiline. Ja põhimõtteliselt see oli mu isa tõuge selle koha pealt, et aga miks mitte ka sina? Ja. Mis hetkel sul endal tekkis see tunne, et tahaks minna või kas üldse tekkis? Tekkis küll. Ma arvan, et siis kui see kuidagi hakkas kohale jõudma, et nüüd päriselt reaalselt ongi minek või et ma hakkasin võib-olla rohkem dokumente täitma ja uurima selle asja kohta ja kuidagi vaimselt valmistuma selleks, siis kindlasti juba tekkis see, et ma tahan täiega minna, et see tundub nii äge. Ja enne seda ma tahtsin kindlasti või oli selline mõte, et võiks kunagi elada mingisuguses teises riigis kui Eesti, vaadata, kuidas see on, mitte tingimata sinna igaveseks jääda, sest mulle Eesti väga-väga meeldib, aga lihtsalt proovida ära. Ja siis jah, ma mõtlesingi, et nüüd on väga hea võimalus õppida tundma mingisugust teist kultuuri. Aga kus see valik tuli just Prantsusmaale minna, et kas teil anti mingi valik või? Ei, riikide osas ma nüüd väga palju teistest organisatsioonidest ei tea, aga IFU ja ASE pakuvad väga mitmeid riike. See oli lihtsalt minu isiklik soov või eelistus minna prantsusekeelsesse riiki, sest ma olin põhikoolis hakanud juba prantsuse keelt õppima ja see oli keel, mis mulle väga meeldis põhikoolis õppida ja siis ma mõtlesin, et miks ka mitte ja kuna mu vanemad on prantsuse kultuurist ja gastronoomiast väga huvitatud, siis see oli võib-olla perekondlik mõjutus selles mõttes, et keegi ei sundinud mind, aga mul oli lihtsalt huvi juba varasemast selle kultuuri vastu. Ja, et ikka Euroopasse, et natukene turvalisem kui kuhugi Aafrikasse minna. Ja üks mu sõbranna, tema valik oli vist Argentiina ja Tai vahel ja minu ema ütles selle peale, et ma ei tea, kuidas tema vanemad lubavad sellistesse kohtadesse minna, aga jah, minu vanemate jaoks oli turvalisus väga suur asi ja ma arvan, et vähemalt keelelist huvi mingisuguste Euroopast väga palju kaugemate riikide vastu mul tegelikult tol hetkel väga ei olnud. Et siis ma mõtlesingi, et kui siis äkki prantsusekeelne, saksakeelne riik, midagi natukene lähemad. Aga kui sa nüüd jõudsidki siis sinna Prantsusmaale kohale ja
milline oli sinu esimene emotsioon või millised olid su mõtted, kui sa astusid jala sealt lennukist välja ja olid nagu nüüd ma olen kohal, see on minu aasta nüüd. No lennujaamas, kusjuures ei tulnud üldse seda tunnet peale, nagu ma oleksin Prantsusmaale jõudnud, sest no lennujaamad näevad suht samasugused välja arvatud Eestis, kus on tõesti hästi pisike, aga nagu lennujaam on lennujaam. See ei anna sulle seda kuidagi kultuuri ja tunnetust veel. Aga siis Pariisis, kui me jõudsime kohale, kõik vahetusõpilased, siis meil oli selline paaripäevane laager ja siis võib-olla esimene tunne, et midagi toimub, oli see, kui meid siis Eesti õpilasi juhatati selle teiste vahetusõpilaste grupi juurde. Ja ma olen nagu wow, see on nagu täiesti mingi rahvusvaheline seltskond ja siis need esimesed päevad Pariisis, ma arvan, kindlasti andsid sellele tundele juurde, et ma olen päriselt kohal ja päriselt midagi toimub. No. Et see ei ole lihtsalt üks ikka puhkusreis, vaid et see on päriselt nagu inimesed. Ja ma arvan, et kuigi ma ütleks, et see puhkusreisi tunne läks alles võib-olla 6 aja pärast mööda. Või nagu see kestis hästi kaua, sellepärast, et kõik oli uus ja vahetuspere oli selline, kes soovis mind ka igale poole, ma ei tea, viia ja tutvustada nende ringkonda seal ja parasjagu oli veel suvepuhkuse lõpp ka, nii et siis oligi nagu selline reisitunne vahepeal, aga see läks ka mingi hetk üle. Kus kandis sa muidu üldse olid? Ma olin täpselt Prantsusmaa keskel, Burgundia seal regioonis nii-öelda, 2 tundi Pariisist lõunasse. See üks on väiksem koht siis? Ja see oli tõesti see küla, kus ma elasin. Seal oli äkki 1700 elanikku umbes, et see on üks asula, mis asub täpselt nii-öelda Prantsusmaa tühjas diagonaalis. Ehk siis on üks diagonaal, mis läheb läbi Prantsusmaa, kus pole ühtegi suurt linna. Ja see oli seal ära põrgus. Aga seal oli siis mingeid tegevusi ka, mida teha või teil oligi siis peamiselt nagu õppimine suunatud nagu seal koolimajas? Või te olite üldse koolimajas ikka? Ja seal oli hästi pisike linn, 2700 elanikku, kus siis oli lähimate külade õpilased koondunud gümnaasiumisse ja siis kuskil 300 inimest gümnaasiumis, 300 põhikoolis enam-vähem. Ja seal huvitegevusi tõesti väga palju ei olnud. Mingid asjad olid, näiteks kool pakkus sellist filmiringi taolist asja, kus me vaatasime filme ja tegime oma väikseid katsetusi. Ja siis ma käisin veel sulgpallis, mis oli ka kooli juures 1 kord nädalas sinne lihtsalt sulgpalli mängimine, mitte nagu korralik trenn, kus õpetatakse tehnikaid ja nii edasi. Nii et jah, seal väikses linnas siiski olid mingisugused huvitegevuse võimalused, aga need olid tõesti väga-väga piiratud. Ja kuna Prantsusmaal maakohtades ühistransport puudub, siis kui sul ei ole rongi lähedal, siis sul ei ole midagi. Et kõik sõitsid autoga ja see tähendas seda, et kui kool kuskil kell 5 lõppes, sul oli vaja kuhugi minna, siis see pidi olema autoga. Need külad olid üksteisest kuskil, ma ei tea, poole tunni kaugusel näiteks või mõni asi oli ka lähemal, mingisugune 10 minutit, aga igatahes kogu aeg peab keegi sind sõidutama ringi, et sa saaksid üldse kuskil käia, nii et see huvitegevuste värk oli seal tõesti piiratud. Aga siis selle asemel inimesed kuidagi väga võtsid osa ja nautisid neid kultuurisündmusi, mis seal kandis toimusid, et näiteks kui kellelgi oli mingisugune pisikene teater, siis seal käidi ja igasugused kohalikud sügisfestivalid ja mingid kohvikud, pisikesed kinod, sellised asjad toimisid ja kunsti valdkonnas oli siis
kohalik elu väga kihem, nii et siis jah, ma arvan, et nädalavahetustel ja muidu siis see oligi huvitegevuse asemel. Ei olnud organiseeritud asi, aga oligi sellised väiksemad tegevused, üritused. Külamelu nii-öelda. Jaa, täielikult. Aga millega sa siis nagu pärast kooli üldse tegelesid? Kas sa pigem läksid koju ja lugesid mingit kirjandust või kuidas sul see välja nägi? Võib-olla Eesti koolist on jäänud selline mulje, et pärast kooli on mega palju aega, aga Prantsusmaal vähemalt minu kool ja see on üsna tavaline, siis kestis kool 8-5 ehk siis nagu terve päev ja siis oli koolibuss, mis meid siis eri küladest nagu peale võttis hommikul ja siis ära viis õhtul, et siis ma sõitsingi bussiga koju, näksisin midagi ja hakkasin õppima ja siis oligi õhtusöögi aeg põhimõtteliselt juba ja väga niimoodi huvitegevuseks ei jäänudki aega või siis oli täpselt pärast kooli hakkas mingi asi, kas siis sulgpall või siis ma käisin ka kord 2 nädala jooksul akordioni ringi, või mitte ringis, aga siis õpetaja juures proovisin seda. Jah, siis mu see host ema viis mind ja mu host-õde siis sinna akordioni tundi ja siis tulime koju, sõime, õppisime, läksime magama, et seal tegelikult väga ei jäänudki aega. Ja. Aga kui nii palju õppimist oli, siis kuidas sa võrdleksid seda Eesti õppesüsteemiga või nagu tasemega? Et kas see oli kõrgem seal või sul oli tunne kuidagi, et sa said nagu paremat haridust? Ma ütleks paremat haridust kindlasti ei saanud. Või no selles mõttes, et see võib-olla mõnel juhul ei ole isegi võrreldav, kuna nad õpivad nii erinevaid asju, aga see on üldteada fakt, et Prantsusmaa koolisüsteem on kõvasti iganenud. Ja seda oli ka tunda. Ja ma arvan, et Pariisi eliitkoolid kindlasti annavad paremat haridust kui mingisugune keskmine maakool. Ja ma ütleks, et seda iganemist oli tunda pärast Härmas põhikoolis käimist, sest see vahe, mis mul kuidagi kõvasti silma torkas, oli seisnes selles, et Härmas me pidime hästi palju analüüsima, hästi palju kirjutama, ise mõtlema, aga Prantsusmaal see oli põhimõtteliselt tunnid toimusid niimoodi, et õpetaja dikteeris, meie kirjutasime märkmeid või kirjutasime ta teksti maha, mis ta kas tahvli peale kirjutas või lihtsalt suuliselt ütles. Siis jah, muidugi lahendasime mingisuguseid ülesandeid matemaatikas ja keemias, füüsikas nii edasi, aga siis kontrolltööd ka seisnesid puhtalt õpetajale kuidagi tagasi korrutamises, nagu informatsiooni lihtsalt tagasi andmisest täpselt selles vormis, nagu tema oli seda meile andnud. Mingisugust sellist isemõtlemist seal küll ei olnud või siis mingeid analüüsi ülesandeid tõesti ei olnud. Või siis ajaloos ja mul oli ka geopoliitika suunaine, siis seal me pidime kirjutama kirjandeid kontrolltöödeks, näiteks klassikaline kontrolltöö 2 tundi aega. Sa oled pähe õppinud oma aastaarvud, nimed, faktid ja siis sulle antakse teema, sulle selle teema sees antakse siis ette nagu, millest peavad rääkima sinu kirjandi lõigud või vähemalt need suuremad osad ja siis sa pead võimalikult palju oma teadmisi näitama ja kirjutama nagu 2 tunniga kirjandi. Lihtsalt see oli päris reits. Mõned kirjutasid seal kohati ka 5 lehekülge 2 tunniga. See nagu kindlasti prantsuse keelt arendas. Ja kuidas sa tunned, kuidas sul tuupimisega on? Et kas sulle see istub? Ma tean, et mõnele istub nagu see päheõppimine või sul pigem ongi see, et sul loogiline mõtlemine, mingi analüüsimine? Ja see võib olla nagu natukene naljakas öelda suure keeltehuvilisena, aga ma tõesti vihkan tuupimist. See on kõige kohutavam õpimeetod.
ja kuigi see oli midagi, mida ma pidin väga-väga palju tegema Prantsusmaal, sest lihtsalt see koolisüsteem oli niimoodi üles ehitatud, siis see on tegevus, mida ma olen terve põhikooli suutnud päris edukalt vältida ja siis Prantsusmaal see natukene maksis kätte jah, tõesti tuupimine mulle üldse ei meeldi ja aga samas loogikaga ei andnud seal ka lähendada, sellepärast et kui sul on tõesti vaja lihtsalt aastaarve ja nimesid pähe õppida, siis loogikat saad sa ainult kasutada kuni mingi piirini. Tuupima pidi ikka päris palju. Ja kui olulised su õpitulemused olid, nagu ma mõtlen just programmi raames, et kas sa pidid hoidma ikkagi mingit kindlat nagu latte, et püsida seal? Ja kokkulepe siis, ma ei tea, kas see oli päris lepingus, aga selline kokkulepe, mis organisatsioonil oli vahetusõpilastega, oli see, et teil peavad olema rahuldavad hinded. Et kui niikaua, kuni millestki läbi ei kuku mingisugust kursusest midagi, siis ei ole üldse probleemi. Aga no suure perfektsionistina mina õppisin 5 või siis Prantsusmaal 20-tele. See tegelikult iseenesest oli päris huvitav, sellepärast, et kuna seal on rohkem punkte, siis kui tööd hinnatakse, siis sealt saab nagu täpsemalt hinnata ja sa näed täpselt, mis sul nagu puudu jäi ja mis see üldine lävend on ja nii edasi. Et iseenesest see ei olnud nagu halb. Kui 5 palli süsteem on, siis et 3 on see hästi siuke, mis ei näita tegelikult mitte midagi. Et kas sul on nagu 3 ääred peaaegu 4 või on nagu põhimõtteliselt läbi kukkunud, et siis on ikka sama hinne, et võib-olla 20 süsteem on isegi parem. Kui rääkida siis perekonnasuhetest ja sõprade suhetest, et kui hästi sa said enda perega läbi ja kui lihtne sul siis sõprali lõpuks leida sealt, sa muretsesid sellega ka päris palju? Kusjuures alguses tundus kõik väga ladusalt minevat, et esimesed 5 kuud, ütleme, vahetusperega oli tõesti, seda kutsutakse ka nagu seda mesinädalate faasiks, et sul kõik tundub nagu perfektne, sa klapid ülihästi oma vahetusperega. Ja siis kuskil jaanuaris meil tekkisidki mingisugused imelikud tülid ja ma kordagi oma vahetuspere ei vahetanud, aga ma mõtlen, et võib-olla oleks see mingi hetk kasuks tulnud, sellepärast et siis need viimased 5 kuud olid natuke piinlemine. Ja sõpradega oli niimoodi, et alguses, kuna mu keeletase oli tõesti madal ja ma tundsin nagu ennast halvasti ja väga ebakindlalt, näiteks oma klassikaaslastega suheldes, siis mul enda klassist lõppude lõpuks ei tekkinudki eriti sõpru või vähemalt mitte nagu lähedasi sõpru. Aga siis minu sõprusgrupp oli ühine mu noorema haustaja sõpradega, kes olid minust siis aasta vanemad ja nendega oli tõesti väga tore, aga ma natukene kahetsen, et ma võib-olla ei sotsialiseerunud rohkem, sellepärast et hiljem, kui nagu enda klassi inimestega või nii, sest hiljem, kui mul tekkisid perega tülid, siis see, et mul oli üks ja seesama sõprusgrupp oma haustajaga oli ka nagu natuke probleem. Ja. Millised tülid seal tekkisid täpsemalt? Ma ausalt öeldes väga ei saanudki aru. Või nagu üks asi, mis tuli kultuurishokina minu jaoks prantslaste juures, oli see, et räägitakse kõike ümber nurga ja võib-olla antakse mõista, aga ma olen inimene, kes alati vihjetest aru ei saa või siis kui ma saan aru, et mulle vihjatakse, siis Prantsusmaal tõesti ma ei saanud aru, mille kohta vihje käis. Või nagu see oli kuidagi täiesti teistsugune suhtlemisviis ja tülide lahendamise jutumärkides viis, millele ma ei saanud pihta ja kuna keegi ei öelnud mulle otse väga, mis see probleem oli, siis ma sain ainult mingisuguste väiksemate detailide kohta teada. Näiteks ükskord ma läksin kooli väravast välja niimoodi, et ma ei öelnud, et ma lähen
linna oma host perele. Ja siis sellest tuli mingisugune tüli, sest ma pärast ka hiljem ei rääkinud sellest. Minu jaoks Eestis on see täiesti tavaline. Ma ei ütle oma vanematele, kuhu ma lähen, kui see ei ole mingi suurem asi ja neid absoluutselt ei huvita ka, ma saan ise ka hakkama, on ju. Aga siis Prantsusmaal minu vahetuspere, neil oli nagu väga range kord ja kontroll. Ühelt poolt ilmselt turvalisuse pärast ja teiselt poolt võib-olla see on nende mingisugune oma kiiks ka. Aga jah, ja siis oli veel, need olid suured tülid, aga ma lõpuks ei saanudki teada, milles see probleem oli või kuidas mina saaksin ennast parandada selle koha pealt. Üks asi, mis ma kahtlustan, võib-olla tekitas probleeme, sest see oli ikkagi maakoht, katoliiklik taust. Aga mina sotsialiseerusin mõne koha pealt siiski liiga palju, leidsin endale poisi sealt, kellega, no ma enam koos ei ole, aga tol hetkel oli lõbus, on ju. Siis jah, ma küll küsisin oma vahetusvanematelt, et nagu, kas see on okei? Või nagu, kas see tekitab probleeme? Sest nad nagu ei ole midagi. Ja siis iga kord, kui ma ütlesin, et kas ma võin talle külla minna, siis oli 3 päeva ette ja taha nagu selline nägu peas, nagu keegi oleks ära surnud ja ma mõtlesin, come on guys, kas te ei tahaks nagu öelda, kui probleem on? Igatahes, see oli mingisuguseid asju, mida kuidagi anti mõista või arvati, et mina ka tean, et neil on probleem või ma pidin kuidagi mõtteid lugema või ma ei tea. Igatahes see oli lõpuks selline väga ebamugav õhkkond ja viimased kuud oli nagu tõeline venimine ja viimine. Aga jah, ma arvan, et mõni asi võib-olla oli kindlasti ka mu enda viga. Võib-olla ei oleks pidanud kellegiga suhtesse minema siis. Aga kuna katoliiklus on minust nii kaugel Eestis olnud, mul ei ole üldse mingit kokkupuudet olnud sellega ja minu kodune õpetus on olnud täiesti teistsugune või nagu on täiesti teine rõhk mingisugustel asjadel, siis ma arvan, et see, mida nemad pidasid iseenesestmõistetavaks ja mida mina pidasin iseenesestmõistetavaks, lihtsalt ei ühtinud ja kuigi seal väga usklik pere ei olnud, pereema oli, pereisa tegi kõvasti nagu sellist satiirilist nalja usu üle, aga samas kombed olid ikka nagu sellest õpetusest, nii et jah, see oli selline huvitav, keeruline olukord. Jah, raske on kohaneda ka, kui sa ei ole mängureeglitega nii-öelda tuttav. Ma ütleks, et alguses täpselt jälle need esimesed 5 kuud mul oli selline tunne, et polegi mingit kultuurishokki. Või et see šokk jutumärkides oli lihtsalt midagi sellist, et ma avastasin, et lahe teistsugune asi, mingisugune uus asi. Aga see, mis tegelikult osutus kultuurishokiks, ehk siis see, kuidas peredünaamika töötab või kuidas tülisid lahendatakse ja ei lahendata, siis see tõeline kultuurishokk, siis ma sain alles aru, et tegelikult ma olen kohanenud, aga ma ei ole seda kultuuri veel oma täiuses maitsta saanud. Kas sul siis vahepeal kippus selline koduigatsus ka peale, kui hakkas minema keerulisemaks? Ja ma arvan, et võib-olla alguses ma üldse ei teadvustanud seda endale, aga siis vahetusaasta lõpupoole ma mõtlesin, eriti need kuidagi viimased nädalad, kui ma teadsin, et vahetusaasta lõpeb ära ja mu vanemad tulevad mulle järgi või põhimõtteliselt me pidime paar päeva siis veetma nagu kõik koos seal, kus ma elasin, et nemad saavad ka natukene tundma õppida minu vahetuspere. Siis mul tekkis tõeline koduigatsus, et nagu tahaks sinna koju, kus ma tean, kuidas asjad töötavad ja ei pea kuidagi kartma, et mis tuju kellelgi on ja kas mina olen midagi valesti teinud, sest keegi väga ei öelnud. Ja kui sa kogu sellest aastast, mis sa seal nüüd olid, võtaksid midagi endaga kaasa, siis mis see oleks? No ma arvan, et kui peale keeleõppe midagi veel kaasa võtaks, siis
see oleks avatus selles mõttes, et ma ei pea kõike enam iseenesest mõistetavaks. Et isegi kui ma Eestis pidasin ennast väga avatud meelega inimeseks ja ma endiselt arvan seda enda kohta, siis see teise kultuuri kogemus kindlasti näitas mulle, et sa võid ju arvata, et sa oled avatud inimene ja sa võid tõesti avatult käituda, aga see, kui sa satud vastasseisu, siis ütle mingisuguse teise kultuuri väärtuste või kommetega ja see lihtsalt üldse ei lähe peale sulle, et nagu kuidas sel juhul säilitada avatud meelt ja kuidas sel juhul lihtsalt teadvustada endale, et esiteks kõik on inimesed ja teiseks, et eri kultuurides iseenesest mõistetavad võivad olla väga erinevad asjad ja ei peaks midagi eeldama, et see kindlasti. Oli sul midagi, mis sa ka nagu füüsiliselt saad kaasa tõid, mingeid toitu või mingeid suveniire? Ja ma oma perele tõin Dijoni sinepit, see väga tuntud sinep, neil on see seal linnas väga auasi ka. Tõin mingisuguseid maiustusi, ma ei tea, kas need pralineed või midagi sellist ja natukene süüa. Siis vahetusaasta jooksul minu vahetusema peamiselt pidas sellist mälestuste päevikut, kus olid siis kõik need head mälestused, on ju, kõik kohad, kus me olime käinud, mingi kinopilet oli seal kleebitud märkmikusse näiteks ja me joonistasime sinna sisse ja asju, et selle ma võtsin ka kaasa endaga. Kuigi ma ei ole ausalt öeldes sinna rohkem vaadanud, sest selle toibumise aeg on olnud ka üpris pikk. Trauma oli nii see siiski oli. Ma arvan, et ma oleksin võinud läheneda asjale vahetusaasta jooksul natukene teistmoodi ja paljud ka võib-olla ennetada, aga ma arvan, et iga tüli ei ole ka võimalik ennetada, eriti sellepärast, et sa lihtsalt sa ei tunne teiste inimeste mõtlemist üldse tegelikult. Jah, nii et siis ma tegelikult ei ole vaadanud väga palju, ei ole soranud nendes asjades, mis ma tagasi tõin, aga midagi võib-olla suurt ja olulist ei olnud. Mõned vihikud, matemaatika, füüsika, keemia ja siis geopoliitika suunaaine, mis mul oli ja mida ma jumaldasin seda ainet ja seda õpetajat ja see õpetaja mõnes mõttes on olnud ka natuke nagu iidol minu jaoks mingil määral, nii et siis selle ma võtsin mälestuseks kaasa. Ja. Prantsuskeelse muidugi. Ja. Ma ei tea, palju kasu sellest on nagu, no ma tean, et kui sa õpid välismaal mingi teiste terminitega, siis sa eesti keeles näiteks ei oskagi enam seda teha. Või nagu ei oskagi mingit terminoloogiat kasutada. Kusjuures täiesti tõsi. Näiteks matemaatikas ma seal õppisin mingisuguseid asju, mida ma nüüd näen uuesti. Isegi kui on rahvusvaheline ühtlustatud süsteem, siis see, kuidas koolis neid asju õpetatakse, ei pruugi olla täpselt sama või need meetodid erinevad näiteks. Ja siis mul on mingisugust terminoloogiat, mida ma olen õppinud just Prantsusmaal. Ma õrna ja kuidas see eesti keeles on. Ja siis vahepeal on tunnis küsin asjaga, ma tean seda, aga mitte õiges keeles. No. Õpetaja, mis asi see võiks tähendada? Ma ei hakka küsima, sest see on lihtsalt kõlab pedantlikult, ma arvan, ja nagu ei tule kellelegi kasuks lõpuks. Ja tagasi Eestimaale naasades, kus tuli siis see otsus Treffnerisse edasi õppima tulla? Tegelikult Treffnerisse ma kandideerisin, sain sisse, andsin oma paberid sisse kõik juba enne vahetusaastat ja siis lihtsalt tegin avalduse, et mind hoopis järgmiseks aastaks mulle koht valmis panna nii-öelda. Mul oligi põhimõtteliselt 2 valikut enda peas, olid siis kas tulla Treffnerisse või jääda Härmasse ja ma arvan, et pigem sellepärast, et no esiteks ma arvan, et Tallinn väga ei olnud valik minu jaoks, nagu kõik see Tallinnas elamise otsimine ja elukoha otsimine ja nii edasi, siis see lihtsalt ei olnud asi, millega
ma oleks tahtnud tegeleda. Ja ma arvan, et Tartus saab ka väga head haridust. Ja teiseks siis ma olen küllaltki ambitsioonikas inimene, nii et siis ma mõtlesin, et kui juba püüelda, siis ikka tippu. Siis ma tahtsin rektorisse tulla. Ja kuidas on see kogemus nüüd olnud, et sa oled ju aasta vanem praegu enda koolikaaslastest, klassikaaslastest, et kuidas kohastumine oli? Ma ütleks, et ma võib-olla mõne koha pealt märkan mingisuguseid selliseid mõtteviisi vahesid siis inimeste vahel, kes on käinud vahetusaastal, inimeste vahel, kes ei ole käinud, ühtlasi on minust aasta nooremad, aga need on tõesti nagu väga väiksed ja üksikud hetked, et ma ei tunne, et ma oleksin kuidagi ilgelt palju vanem või et ma ei tunne, et ma oleksin kuidagi klassis nagu eriline või mul ei ole imelik olla, need on ikkagi minu sõbrad, minu inimesed ja mul on oma klassis täitsa hea olla. Täitsa hea noot, kus hakata otsi kokku võtma. Ja palusin ette valmistada natuke ka küsimustele vastuseid soovituste nurga jaoks. Seega, üks komme, mida me võiksime prantslastelt õppida. Jah, ma siis kohe võtan oma paberi välja. Ma arvan, et see on kindlasti üks asi on väikeste asjade nautimine. Et see võib-olla kõlab klišeelt, aga prantsuse kultuuris on hästi sisse juurdunud selline elu nautimine. Hea toit, hea seltskond ja siis igasugused kultuuriüritused näiteks. Ja ma arvan, et kas või lihtsalt oma tavapärase toidu või tavapärase seltskonna lihtsalt eriline nautimine või nagu tähelepanu pööramine tegelikult on väga hea, sellepärast et Eestis on minu meelest kogu aeg see töörügamise nagu mõtteviis just hästi sisse juurdunud, aga ma arvan, et selle kõrvalt, sest töö on ka väga oluline, siis selle kõrvalt lihtsalt nendele väikestele hetkedele tähelepanu pööramine oleks päris hea komme, mida üle võtta. Ja võib-olla ka see kuidagi oma lähiringkonnas inimestega rohkem suhtlemine või nii, et eriti kui on mingid vanemad inimesed või midagi, et siis on see kogukond kuidagi tihedamalt seotud üksteisega ja need vanemad ja üksikud inimesed ei tunne ennast võib-olla nii üksikud, kui nad teavad, et neil on inimesed, kellega suhelda ja et nad on siiski perekonna osa ja minu meelest see oli väga tore. Mida üks vahetusaasta sulle andis ja kas see võiks ka teistele samamoodi kasuks tulla? No number 1, keeleoskus. See on tõesti üks asi, mida kuskilt mujalt samal määral ei saa minu meelest. See keelekümblus, mis minu meelest kõige rohkem just keelt õpetabki tegelikult, siis seda saab rahvalt, kes seda keelt räägib. Nii et see jah, minu meelest kindlasti on üli tähtis. Ma arvan, et see kindlasti annab enesekindlust juurde ja suhtlemisoskust, sellepärast, et kui ma olin Prantsusmaal, siis minust ei saanud prantslast, nagu mõned sõbrad võib-olla arvavad, vaid pigem just kuidagi kinnistus see eestlase identiteet, et ma saan aru, et ma olen erinev ja teised saavad aru, et ma olen erinev ja isegi kui see näiteks keeles lõpuks ei tulnud enam välja, et mul ei olnud väga aktsenti enam või võõramaalase aktsenti, siis ikkagi mul oli see nagu eestlase identiteet ja enesekindlus, et ma olen erinev, aga ma olen mina ise ja see on väga hea. Ja suhtlemisoskus, kõiksugu inimestega peab suhtlema, võib suhelda, saab suhelda ja see on väga lahe. Ja sissevaade võõrasse kultuuri, mille juurde käib mõtlemise arendamine. Ja ma leidsin väga hea tsitaadi selle kohta, mis see küll käib religioonide kohta, ehk siis Friedrich Max Müllerilt, aga ma arvan, et see käib väga ka kultuuride kohta, et see, kes tunneb ühte, ei tunne ühtegi. Kui sa arvad, et sa tunned enda kultuuri ja sa tunned seda väga hästi, siis kui sul pole võrdlusmomenti, siis sa ei tea nagu, mis need väikesed asjad on, mis tõesti teevad
nagu need erinevused hästi suureks. Kas või konfliktide lahendamine, kus see tõesti tuleb nagu rahvuslik kuidagi iva välja. Ja viimaseks üks soovitus, kuhu Prantsusmaal võiks minna, et kui saada sihukest eriti autentset kogemust võib-olla, kuhu päris prantslased ise lähevad. Ja, no ma siiski soovitaksin kõigil Pariisi minna, sellepärast, et see on siiski kultuurikeskus ja väga-väga oluline linn Prantsusmaal ja jah, väga palju kultuuri on kogunenud sinna, aga ka muud tuntud linnad ja siis võib-olla eriti mingisugused väikesed linnad, nagu mingi Jõgeva suurusega linnad. Et mina elasin Burgundias, ma saan kindlasti soovitada Burgundiat. Et, aga vahet pole kuhu minna, siis minna kindlasti juustupoodi, pagariärisse, raamatupoodi ja kirikusse. Sest ma arvan, et see annab sellise hea kiire ülevaate mingisugustest omapäradest. Ja siis kes tahab värskeid austreid otse farmi kõrvalt, siis Loode Prantsusmaal on siis selline väike, suhteliselt väike asula, mille nimi on Cancale, C-A-N-C-A-L-E. Ja seal on tõesti Austri müük 50 meetrit Austri kasvandusest, nii et see on parimad Austrid. Ja. Aga suur aitäh, et sa meile rääkima tulid ja meie selja taga on nüüd oodanud sind terve selle podcasti vältel. Mitte Austrid, aga meie sponsorite õpilasfirma 4Oatsi poolt siis energiapallid, et sul siis kõigi sinu tegevuste jaoks jätkuks ikka energiat. Jah, suur aitäh teile, väga tore oli. Aitäh Margaretile, aitäh ka meie kuulajatele ja loomulikult meie sponsorile, õpilasfirmale 4Oatsile. Jälgige meid ka Instagramis ja kohtume taas juba järgmine esmaspäev.